Lenda oma mõtetega üle ilma lenda. Alla poole üleliia vara vaja tulla. Anda. Looduse üle on uhke, vanalinna üle on väga uhke. Anda. Kanda. Võta nõnda palju nagu jõuad kanda. Sa lenda. Kuidas kirjeldasid Eesti loodust pimedale inimesele? Eesti looduses olles tekib kohe lihtsalt nii meeldiv ja rahulik tunne, et ausalt öelda ei pea silmi avamagi. Ja ma arvan, et Eestit tuleks külastada, sest meil on äge vanalinn ja Eestisse tuleks tulla just suvel, sest Eestis on kõige paremad suved. Anda täpselt nõnda palju nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju nagu jõuad kanda. Sa lenda oma mõtetega üle ilma lenda. Alla pole üleliia vara vaja tulla. Anda. Minu lemmiksõna eesti keeles on öö, sest see on lihtsalt nii lihtne ja tabav ja üldse äge sõna. Minu lemmik eesti keeles sõna. Mulle lumi tuli kohe pähe, nii et lumi. Sõna, ma ütleks, et võib-olla armastus. Selline hea tähendusega sõna. Siin on su mullased vallid, järgi jäänud metsade virg. Jah. Jääd mul alati kalliks, sinitaeva laatuses siin, kus elame, rajame kodu, austame omade keelt, kõnnime isade radu, olles oma emade meelt, hoides siin südamesopis, mängides hingede keelel, ridades välja siin toongi, oled mul alati meeles. Mis meiega on, me kasvame suureks. Jalad ja käed, oksad ja juud. Kuidas kirjeldasid eestlast? Nagu soomlane, lihtsalt ilus on. Üldiselt on vist sobib vanasõna alla vaga vesi, sügav põhi. Ma kirjeldaksin eestlast kui sugust kinnist inimest rohkem, aga ka väga sügavat ja väga pühendunud. Et tavapärane eestlane minu jaoks on ikkagi siuke, kes teeb oma tööd niimoodi, et saab rahus edasi elada, et ei jäta midagi tegemata ja on sügav, nagu ütleksin, üks hea annekese. Millele Eestis on? No ikka meie inimest üle. Et kuigi meil on päris väike rahvaarv võrreldes teiste riikidega, siis me oleme pidevalt ikkagi pildis, et me oleme maailmas tuntud ja see näitab, kui targad ja kui tublid on Eesti inimesed. Siis Eesti inimene on tubli, tark, julge ja inimene. Aga üldiselt on eestlane ikkagi jätkusuutlik ja väga mõnus rahvus. Eriti tublid on naised, mehed londivad neil küll sabas natukene, aga seni kuni sellised tublid naised ees on, pole sellest meeste lontimisest nii suurt häda. Ja suvi loodud oli mängimiseks meile. Eesti on väga kultuuririkas maa, ma ütleksin. Siin on eriti palju koorimuusikas, ma ütleksin. Et juba seda tulla kuulama ja seda kogema on minu arust üks suur põhjus, miks ta juba külastada. Eesti kultuur ongi lihtsalt nagu nii vägev ja just see, et me oleme kõik sellega nii suurelt jaolt seotud. Igas ühes meis on seda rahvatantsijat või seda lauljat või seda pillimeest. Ja just see, kuidas me tuleme kõik kokku ja me laulamegi koos või me tantsimegi koos. Mida tähendab rahvatants sinu jaoks?
ikkagi tuleb kohe see Eesti kultuur ja kõik rahvariided tulevad meelde ja et see on mingi tähtis nagu Eesti kultuuripärand, mis ikkagi võiks nagu põlvest põlve edasi kanduda mingit moodi, et see jääks säilima. Eestisse tulemiseks on nii palju põhjuseid, et ausalt öelda küsimus on tegelikult see, et miks sa ei peaks siia tulema? Tee mitu pilti, ma võtan nagu poosi ka. Jah. See on flashi peal või? Lemmik eestikeelne sõna. Ma arvan, et pirn. Sa tead, see tunne alles jääb ja jääb. Mulle nii meeldib Eesti. Armastate Eesti. Oh my god. See tunne alles jääb.